Tere! Täna ma tutvustan sellist asja nagu Raspberry Pi ja räägin, kuidas teda saab meediamängijana kasutada. Raspberry Pi on siis väike arvuti, et kuigi enamasti inimesed mõtlevad arvutitest kui mingitest suurtest kastidest või sülearvutitest, siis tegelikult võib arvuti olla ka nii väikene. Siinkohal küll ütlen ära, et algselt on Raspberry Pi lihtne trükkplaat ilma korpuseta, kuid see on ka üks tema võlusid, et sa võid ise valida sadade korpuste seast välja endale kõige meeldivama või siis korpuse täitsa ise valmis meisterdada. Näiteks mitmed inimesed on teinud endale kesta Legost või papist ise meisterdanud valmis. Et võimalusi on väga palju. Enamasti kipub nii olema, et mida kompaktsem tehnika on, seda kallim ta ka on. Kuid Raspberry'ga nii ei ole. Nimelt on tegu maailma ühtede odavaimate arvutitega. Kõige odavam Raspberry A+ maksab näiteks 19 eurot ja kallim otsa B+ maksab 30 eurot. A-mudelid on odavamad, kuna nad on väiksema võimsusega ja seega sobivad pigem kuskil robootikas või muus riistvaras kasutamiseks. Tavakasutamiseks sobivad pigem B-mudelid. Näiteks saab Raspberrydega veebis surfata, teksti töödelda, HD-videosid vaadata, programmeerida ja isegi osasid mänge mängida. Ma nüüd ei ütle, et ta ideaalselt sobib koduarvutite asendamiseks, kuid kuna ta on hästi vaikne, vähese voolukuluga, kompaktne, odav, siis on väga palju olukordi, kus ta ikkagi kulub marjaks ära. Ja nüüd uurime lähemalt, et millised sisendid ja väljundid Raspberry Pi'l olemas on. Et siin küljel me siis näeme, et on 2 normaalsuuruses USB pesa, et saaks näiteks hiire ja klaviatuuri ühendada. Ja siin kõrval on siis üks Ethernet-port, et saaks võrguühenduse luua. Ja kui me vaatame siia küljele, siis me näeme, et meil on üks heliväljund ja üks RCA, aga videot saab ühendada ka normaalsuuruses HDMI auguga, siis on ikka Full HD resolutsioon ka. Ja viimasel küljel näeme siis vooluadapteri pesa, sinna käib 5-voldine adapter ja kõrval on SD mälukaart, mis toimib siis selle arvuti nii-öelda kõvakettana. Ja koos Pibo kestaga näeb Raspberry Pi altpoolt välja selline ja pealtpoolt selline, et nagu näha on ka see ilus Raspberry logo siin peal ilusti kujutatud. Raspberry Pi peal on võimalik kasutada mitmeid Linuxi põhjal töötavaid operatsioonisüsteeme, millest mitmed on lausa spetsiaalselt Raspberry jaoks loodud. Kõige popim ja kindlam variant nii-öelda tavakasutamiseks on Raspbian, kuid kui teid huvitab ainult meediamängija funktsioon, siis tasub vaadata kas RaspBMC või OpenELEC poole. Mõlemad kasutavad XBMC ehk uue nimega Code'i tarkvara, kuid kuna OpenELEC on neist kahest minimalistlikum versioon, siis ta töötab ka natuke kiiremini ja sujuvamalt, kuid RaspBMC'l olevat jälle natuke rohkem lisavõimalusi, mida mul endal ei ole vaja läinud ja seega ma ei oska neid täpsemalt kommenteerida. Operatsioonisüsteemide installeerimine on muideks väga lihtne, tuleb lihtsalt soovitud opsüsteemi image kirjutada vabale mälukaardile ja siis see seal paari klikiga installida. Teine veel lihtsam võimalus on osta spetsiaalne Knobs nimeline SD-kaart, kuhu on peale installeeritud juba mitme hariliku opsüsteemi install-failid, sealhulgas ka eelmainitud Raspbiani, RaspBMC ja OpenELEC-i installid. Knobs mälukaart on ka veidi turvalisem valik, kuna päris kõik SD-kaardid ei sobi stabiilseks operatsioonisüsteemi jooksutamiseks. Sageli müüaksegi Raspberry Pi'sid juba koos Knobs SD-kaartidega. Mina olen Raspberry Pi'd nüüdseks juba üle poole aasta edukalt Mediaboxina kasutanud. Enne selle ostmist ma kaalusin väga tükk aega, et miuke võiks olla see parim Mediabox minu koju, kuid kõik normaalse tarkvaraga seadmed olid minu jaoks overkill, et ma ei tahtnud väga palju raha maksta. Ja siis, kui ma lõpuks seda Raspberry't nägin, siis ma nägin, et see on täpselt ideaalne see asi, mis mul vaja on. Lisaks, kuna XBMC tarkvara on avatud lähtekoodi ja pika ajalooga, siis on see variant palju usaldusväärsem kui mõne tundmatu tootja tarkvara, mida võib-olla pärast release'i enam kunagi edasi ei arendata. Raspberry Pi istub mul nüüd igatahes ilusti telekalaua peal, kus ta on juhtme abil otse ruuterisse ühendatud ja sealt on tal ligipääs mu võrgukettale, kuhu ma siis üle Wi-Fi liigutan erinevad audio ja video failid. Selleks, et OpenELEC teaks, kust uusi faile otsida, tuleb tal ette anda välise ketta erinevate kaustade aadressid. Pärast kettale uute failide lisamist tuleb OpenELEC andmebaasile kiire update teha,
mille käigus automaatselt laetakse alla ka albumite, filmides ja sarjade postrid, fännart ja muu info. OpenELEC-i kontrollimiseks piisab vaid telekapuldist, kuid puldina saab kasutada ka oma nutitelefoni või miks mitte ka arvutit. Näiteks mina pole pärast opsüsteemi installeerimist kordagi enam hiirt ja klaviatuuri Raspberry Pi taha ühendanud, sest nende järgi lihtsalt pole vajadust. Raspberry Pi'd kasutan ma enamasti 720p formaadis videofailide vaatamiseks, aga vahel tuleb ette ka 1080p faile. Probleeme pole igatahes kummagi kuvamisega mul olnud. Ainult paar korda mõne väga vana filmi vaatamisega on tekkinud tõrkeid, kuid seda ilmselt nende vähem levinud koodekite puudumise pärast. Poole aasta jooksul on mul ette tulnud ka umbes 5 crash'i, kuid kuna ma kasutan Raspberryt peaaegu iga päev, siis on see suht köki-möki ja lisaks ma arvan, et paar korda on see crash juhtunud ka mu enda süü tõttu. Mainin veel ära, et kuna Raspberryl ei ole sisse-välja nuppu ja ka puldiga ei saa teda sisse lülitada, on kõige loogilisem teda lihtsalt kogu aeg töös hoida. Aga ei maksa muretseda, sest väidetavalt on Raspberry Pi aastane voolutarve võrdväärne ühe kallima hamburgeri hinnaga. Igatahes meediaboksina julgen ma Raspberry Pi'd koos OpenELEC-iga kindlasti soovitada. Videopilt on sujuv ja filme ja sarju saab igasuguste kriteeriumite alusel filtreerida ja sorteerida ning lisaks töötab ta hääletult ja odavalt ning saab valida täpselt sellise korpuse, mis sinu tuppa kõige paremini sobib. Raspberry Pi'ga saab veel igasuguseid lahedaid asju teha. Panen mõned võimalusi tutvustavad lingid siia video alla infosse. Ja kui teil tekkis mingeid küsimusi või täpsustusi, siis võite need siia alla kommentaaridesse panna. Aitäh kuulamast!